Kui järgmiseks nädalaks raha ei ole, siis tuleme sulle külla. Võtame memmekas sõbra hakatis ja aja asi kordane. Nii, ja kuidas teie suhtute tänasesse võttepäeva? Ei no, väga tore on siiani ju, et ma sain sind peksta, et see on nagu oluline made my day, et iga päev ei saa nagu peksta niimoodi, et ma ei ole üldse vägivaldne. Ja vastame sinu küsimusele küsimusega, et kuidas sulle meeldis? No minul on loomulikult. Kuidas oli peksa saada, mis tunne see oli, mis emotsioonid sind valdasid? Minul oli tegelikult päris tore, et muidugi oli tore. Aga mida õppisite sellest vapustavast päevast? No kindlasti kaklemisoskus paranes, et nagu mis nurga alt sa nagu peale lendad vennale, kui keegi petab su naist. Aga näitamise osas? No eks võttepäeva kogemus ikka ju, kaamera action ja et me täitsime need pausid, täitsime ikka naljadega, et muidu ei olnud niuke igav, et oled kuskil nurgas, ootad oma järge, nii ei olnud meil. Aga olete varem näidanud ka? No Vilmi talgute projektis, aga see oli ka väike osa, see oli ka niuke badass roll, et tuled ja vehid ja lööd ja Aga kuidas mu keha meeldis? Kas ma nägin su keha või? Tähendab? Jaa, kehad käivad ka. Aitäh! Mida uut ja põnevat õppisite sellest näitamisest? Mehed ei oska peksta. Olete varem ka näidanud? Kindlasti. Kas mehed peaksid demonstreerima, kuidas peksta? Mitte minuga peal. Muidugi mitte. Ei, võiksid õppida natukene kodus ja paksid õpti või nii. Super, aitäh teile. Mis tunne oli märjaks saad? Oi, puudutasite hella teemat. Väga tore oli, selline meeli turgutav. Kuna ma läksin eile suhteliselt hilja magama, siis see äratas raudselt tervise. Tundub, et teile hakkab kohale tulema üks väga sensuaalne stseen siin. Mida te ootate sellest? Väga sensuaalset stseeni ootangi. Ja miks nii? Ta oleks huvitav. See neiu, kes teiega koos voodisse läheb, on päris kena, et ega te ei karda, et võib midagi juhtuda kuskil pool? Ei, ma ei usu, et juhtub. Ma loodan, et ei tohiks juhtuda. Siis on kõik super, aga mida olete tänasest filmimisest õppinud või kasulikku teada saanud? Seda, et peab süüa kaasa võtma. Kas teil on hetkel kõht tühi? Väga tühi. Kas tahate midagi süüa? Tahaks küll. Näksiga seda neiut. Tere, Karel! Tere! Kuidas on tänane võttepäev meeldinud? Ütleme nii, et päris huvitav on, et uusi kogemusi kõvasti. Ja mida olete kõige enam õppinud? Ei tasu ilma bussipiletita bussiga sõita. Ja miks nii? No trahvi kviitungi on vaikselt taskus mul. Siit ka kinni püüdnud vasaku jalareede staari Tagne. Kuidas teile tänane võttepäev on meeldinud? Mul hakkab kohe meeldima. Miks nii? Ei, tegelikult sellepärast, et siis ma nüüd saan ka natukene kaameras olla, et ma olen täna natuke aega klapitüdruk olnud, aga ei kihvt. Ja kuidas klapitüdruku töö on see lõbus või raske või keeruline või? Pigem lõbus on kõrvalt vaadata, kuidas teised püüavad endast parimana. Kas kõrvalt vaatamine ka arendab enda näitamisoskust? Absoluutselt, mulle meeldib nagu sisse elada, kui teised kõrval näitlevad, siis nagu nendega kaasa minna, et see on hästi huvitav. Ja mida teie ootate seriaalilt? Kas palju vaatamisi või kuhu te loodate jõuda selle seriaaliga ise, isiklikult? No, hetkel ma mängin treileris, aga kes teab, võib-olla mängin nagu terves seriaalis ka, aga ma arvan, et sellest tuleb midagi kihvti ja põnevat, et see seriaal saab populaarseks noorte seas kindlasti. See kogemus iseenesest on väga selline uudne, ma olen küll varem osa võtnud ja mitmetest erinevatest sellistest näitlemisrollidest, aga et nagu seda sorti selline
projekt on uudne, et just selle poolest, et mul on olnud õigus sekka öelda oma sõna, oma arvamus, nõu anda, isegi kergelt juhendada, et selline koostöö, et kõik nagu panevad oma mõtte sekka ja avaldama arvamust, et selle järgi peame sellise kuldse kesktee, et jumala äge. Ehk siis teil on plaanis 5. juulil tulla Anne noortekeskusesse castingutele? Eks näis.